taha tänases meistrinurgas mitte midagi meisterdama hakata, vaid räägiks materjalist. On mändi, on kuuske, on kaske, on saart, on isegi tammekilpi on saadaval. Olgugi, et ta on kilega kaetud, on pealmine külg natukene rohkem nagu saanud kuivada kui alumine ja pealmine pool on kokku tõmmanud. Kui ma nüüd võtaksin selle kilbi kätte ja paneksin siia põrandale maha, see on betoonpõrand, ja laseksin ta, ütleme, hommikuni seista, siis kui hommikul võtate selle kilbi kätte, vaatate uuesti niimoodi ja see kilp on sirge. Mööblitükid tuleks panna kokku niimoodi, et puidu jooks on nagu ühtepidi. Ühtepidi on pikipuu ja teistpidi on risti kiudu. On õhukest kilpi olemas ja on ka veel paksemat. Ma lähen nüüd teise riiuli. Ja siin on tegemist nüüd 38 mm paksuse kilbiga ning see sobib suurepäraselt trepi ehitamiseks. Need on siis trepivaheplatvormid. On selliseid pikemaid kilpe, juhul kui on vaja teha nurgaastmeid, laiemad, kitsamad. Ja selle kilbi kohta ma ütleksin, et see on praktiliselt valmis trepiaste, võta ainult ja pane paika. 27 mm paksused liimpuid kilbid, need minu meelest sobiksid nüüd suurepäraselt tööpindade tegemiseks. Ja kui räägime riiulehitusest, siis üks teema on veel, mida ma tahaksin siin puudutada ja kui võrdleme omavahel just siis puitlaastplaati, mul on ta hetkel siin selline tavaline viimistlemata plaadi kujul ja liimpuid kilpi. Tõsi, hetkel on see puitlaastplaat siin 2 mm õhem kui liimpuid kilp, kuid vaadake ikka, kui ma nüüd sellele siin peale surun, siis läbipaine on üsna tõsine. Kui ma surun sellele peale, ta on mul lähemal ja ma saan isegi suuremat survet siia seda, siis kuidas ta nüüd kaameras välja tuli, aga ma usun, siin oli läbipaine kuskil 2–3 mm ja sellel ma sain niisugune rahulikult 10 mm seda läbipainet kätte. Nagu näete, huvitav kruvi, ots ei olegi tal terav. See tähendab seda, et talle tuleb auk ette puurida ja sellise kruvi kasutamisel ei ole ohtu, et me kruvi sisse keeramisel lõhume nüüd mööblikilbi ära. Sellega on selle aasta viimane töö tehtud, edasi lähme raketi laskma.